tere tulemast meie juba 3. renoveerimisvlogi ja tänane vlog on natuke teistsugusem, sellepärast et meil on ka abikäed kaasas, kellega me praegu siin sööme hommikusööki ja siis varsti lähme juba maja peale. Kiire brekki, et ikka jõudu oleks. Tekitame tunde, et ülifun on, saab süüa ja tore ja lahe ja tegelikult töö ootab ees. Tšau, tšau. Noh, kus sa siis minema hakkad? Abiele. Tubli Eesti mees ikka, noh. XL-id ja vähem XL-id. Töölised on kohale jõudnud, nii et nüüd jagatakse kindad kätte ja siis on minek. Kätte, siis saab ise minna randa. Hästi ise hakkad tööd tegema. Väga hea plaan. Nüüd enne, kui me hakkame tööd tegema, siis me tegime ka ühe toreda TikToki koos nende staaridega. Nii et minge Häädeka kodu Instasse ja vaadake järgi. Silver eelmine kord võttis juba siit seina täitsa maha. Nüüd mehed on uuesti valmis. Pistad käes. Et võtta ülejäänud seinaksed maha. Siim sai endale prillid töö tegemiseks. Ja me Karoga saame igaks juhuks maskid, sest üleval korrusel on päris tolmune. Ja ma sain selle ausa redel paika panna. Jee. Silver pani meile siia ilusti redeli püsti. Hea minna. Kuule, sa nagu mingi kepard jooksed üles sinna ju. Kiirust katse. Kui sa 5 sekundi üles saad, siis saab preemia. On jäätis. No muidugi. No nii, let's go, Karo. 3, 4, 4,5, 4,45. Ootan preemiat. Saad. Karo ütles, et kui kiirelt tulles ei hakka hirmus, nii et ma proovin. Võtab küll, jah. Go baby, go baby, go baby, go. Tubli puuki. Saan peale mida? Kuidas Karo astus üle lihtsalt? Šlõi! Siin teisel korrusel on ikka ebanormaalselt palju kola. Mingid pudelid, mingid rattad, mingid müsteerilised kotid rippumas. Karo küsis, et mis siin sees on, ma ütlesin, ma pole julgenud veel vaadatagi. Oi, milline tubli naine teeb tööd seal. Opa, blääd. Oi, tea. Nii, nüüd hakkab looma. Teeme sama tööd, mis Essos vlogis tegime. Loobime lihtsalt erinevaid puittesemeid siia alla. Proovin ikka kaugemale. Ossa, väga tugev. New level unlocked. Meil siit tuli vahepeal nüüd mingit teistsugust seina ka välja. Tundub, et see küttekeha pärast on sinna laotud midagi. Vaatame. Narnia. Reaalid. Me saime sealt nüüd kõik puidud veetud ja nüüd meie järgmine töö pudelite korjamine. Valge viin. Millised mõnusad leiud siit. Jaa, muidugi. Mis see on? Ma ei loe seda. Ma ei loe seda keelt. Marošna. Jäätis või? Ma ei tea. Jõululu! Sai oli vast 10 päeva. Ma arvan, et see on kahjuks ületatud. Jõululu. Detsember. Mingit aastat ei ole peale. Vaata, jaanuar. Sa pead seda iga päev jooma. See on nagu advendi õlu või? Ei oota, siis need oleks teistpidi. Vaata, see on nagu need. Iga päev üks lonks või? Jaa. No päris äge jõuluõlu.
igatahes jah, Karol on kilekott, mul on kilekott, mõlemal on suur hunnik pudeleid, mida oleks vaja siit katuselt välja saada. Nii et hakkame aga pihta. Moeviin. Kas see on see sama või? See on sama, jah. Kas nad on nii kaua teinud või? Jaa. Issand, kui lähe. Kunagi oli siis selline disain. Päris ilus tegelikult. Päris äge. Nii väike pudel. Jah. Nii, siit tuleb saepuruplaadi alt teine saepuruplaat välja. Ja siit tuleb vahepeal punast kivi ja valget kivi. Avastasime, et siin on Hollandist suhkrut saadetud. Netherlands Sugar. Meie oleme ju ka 2 suhkrukuubikut Hollandist. Hästi öeldud. Siin pudelitest suhknides leiab ikka päris ägedaid asju. Näiteks karusmarja vein, Põltsamaa Felix. Ma isegi teadnud, et nad veini tegid. Vaadaks seda. Coca-Cola. Ei kujuta isegi ette, mis ajast selline pudel võib olla. Kui enne leidsime Coca-Cola, siis nüüd leidsime Pepsi-Cola ka. Ja nüüd on käinud Sprite puudu veel. Kõik ülejäänud on leitud. Aga see on ju nii hirmus. See on suht hirmus, jah. Api. Tasakesi, hoia lihtsalt kõvasti kinni, jah. Värske õhk. Kõik need pudelid, mis siin oli, me panime nüüd ilusti kilekottidesse. Ja pärast kutsume mehed appi ja üritame need kuidagi siit katuselt välja saada. Lähme vaatame, kas leiame need tublid töömehed ka üles siit. Millised töömehed? 2 millised. Ei kuule, mida? 2 millised. Kuule, siin on ju juba seina näha. Vau. Siia. Mis asja? What the hell? Siin on igasuguseid seina, sul on kiviseina, siis sul on mingi sükest asja siin. Sellist seina. Noh, Siim, kuidas on puhkus maal? Aktiivne. Tundub, et natuke palav. Täiesti ebanormaalne. Survaks neid. Tahad pirutada ka või? Ei. Karo läheb ka proovib, kuidas on. Kogu sein kukub lahti kohe. Võimas. Said tehtud, said head mängida. Hea töö. Ülevalt on nüüd pudelid kokku korjatud. Meil on väga palav. Nii et ma arvan, me oleme ära teeninud ühe jääkülma koka ja vitamiinvelli. Võin võtta seda vitamiinvelli või? Muidugi. Vaata, kas leiad sealt meile midagi head ja paremat. Kas siin on mingi teie lemmik, mida ma ei võta? Ei, kõike võib võtta. Ma proovin seda. See on Silveri lemmik. Väga hea valik. Ei võid võtta. Poisid viskasid kõik seinad välja. Töö käib. Meil on tikud olemas, nii et lähme nüüd teeme lõket. Tundub, et minust ikkagi tulejumalat ei ole ja pidin Sillu appi kutsuma. Näitame rahvale ka, meil on matchivad püksid käraga. Best It's So Hard, et panime täpselt sama outfiti. Muruniit ei viitsi, siis tuleb muru triikida. Oi, milline tugev mees. Lihtsalt kerge laud on. Karoliina secure'is endale väikese käru ka, nii et lihtsam tööd rügada.
võtsin abiväge juurde, sest et nii lihtsalt kerged plaadid on. töö edeneb väga hästi, aga ainukene asi on see, et õues on mingi 40 kraadi, mille üle sellel aastal muidugi vinguda ei saa, sest on väga tore, kui on soe, aga lihtsalt nii räme pole oma tööd teha. Tulin just ühe jahutava koka järgi, nii et lähme pakume teistele ka. Tulin teile ühte jääkülma sõõmu. Thanks, friend. Oh. Kuidas mäkib? Siim, kas soovid ka ühte jahutavat friendi? Imeline. Silver on nüüd minu töö üle võtnud, võtab ise seda pehmet osa lahti. Kas läheb lihtsamalt kui see saepuruplaat? Ma praegu veel ei julge kommenteerida. Tundub küll. Täna peale võtsin. Kuidas sulle friend maitseb? Jube tühjendada. Tuld mitte midagi? You go, queen. Vähemalt saime ilusti lõkke käima nüüd. Silver otsustas, et proovib üksi neid taarasi alla tuua. Okei, tundub, et on tegemist nii tugeva mehega, et saabki üksi hakkama. Varemgi taarat viidud. Oh no. Okei. Hi. Veits rasked kotid vist tegelikult. Hakkas sadama. Oh my god. Issand. Väga rämedalt hakkas sadama praegu. Su bluus on veits täpiline. I like it this way. Fashion. Mõnus, tegelikult. Me hakkame Karaga nüüd seda lahti võtma, sest et see on selline naiste töö, kui mehed võtavad neid soepuruplaate, siis seda lihtsalt suudame meiega võtta. Suudame. Tapeeti. Tulen kaameraga või? Jah. See on nagu papigi. See on nagu mingi papitapeet. Ossa. Issand jumal. Nii et tapeedi all oli veel tapeeti. Näita. See on kunagine olnud seinal. Ossa. Ja see on kõige kergemini lahti olnud sein siia maani. Ma just vaatan, et oled läinud korraks mingi paar minti siin toas olid ja juba on sein lahti. Jala peale ei juhtunud, peal võlga. Kõik õige. Okei, see on kala. Lihtsam kui teie töö. See ei ole ma saan võib-olla ma hoian. No nii, siin üks kärutaja kärutab nüüd lõkkesse.
lõke olevat väga kuum, nii et Marleen ütleb lõkkele tiire. Vaatab, kuhu oma kraam maha visata. Igalt poolt on kuum. Väidetavalt lõkke on igalt poolt kuum. Siit tuleb jälle mingi põnev asi välja. Siim otsustab lihtsalt teeb plaadi keskelauga, aga keskelt väljapoole minema. Sest jõud on liiga palju. Ei, see on nõuga. Nii et see on liiga... Hei! Ohoo! Mis see on liiga... Marleen! Tundub, et igas vlogis saab keegi oma jala katki. Tegijatel juhtub, jah. Minul oma kohvrid. Õige. Raju andmine ikka, siin on, me saime nüüd päikest ja vihma ja päikest ja aga küte on kogu aeg. Aga saime Siimuga üli palju neid seinasid lahti kistud. Nüüd ma lähen natukene möllan tünnisaunaga, teen selle puhtaks, panen vee sisse. Siis käime söömas. Ja siis saab hakata sauna kütma ja saame selle tolmukihi ja mustus enda pealt maavahelduseks. Aga jälle väga vinge töö tegime ära ja tänu sõpradele saab nagu vähe kiiremini edasi ka liikuda. Sa vist seda sai, kui me mõtlesime, et peale söömist. Meil on tänaseks juba 2 spordiala tehtud, me käisime jooksmas hommikul, siis on harilik jõutõstmine ja nüüd meil on triatloniks 3. päeva. Jah, praegu on lihtsalt tuatlon veel. Mis teie 3. alaks tuleb siis? Mina pakkusin söömine. Söömine oleks päris hea. Söömine? Väga hea mõte. Tünnisaunaga päris hea. Vastupidavuse peale. Siis on juba quadratlon. Kuule, aga aitab tõest siis, lähme sööma. Pentagon. Väga õige, lähme sööma. Davai, bye! Do it for the vlog. Wow! Raske tööpäev on jälle selja taga ja me lähme nüüd kohe kosmonautikasse lõunat sööma ja ma korra näitan veel, kui palju me täna jõudsime ära teha. Esiteks on siin toas peaaegu täiesti sein lahti võetud. Siin ei ole enam midagi peal. Siin üleval natukene on, aga põhimõtteliselt siiski täiesti puhas. Siit tuli veel mingi selline asi välja. Nii et poisid tegid ikka väga head tööd täna. Ning nad jõudsid alustada ka elutoaga, kust said ühe seina täiesti puhtaks ning ka siin ahju või kamina kõrval oleva seina. Nii et ikka rasket tööd tehtud siin. Ja meie Karoliinaga siis möllasime üleval korrusel, panime pudeleid kottidesse, viskasime puitplanke sealt katuselt alla, ühesõnaga koristasime katusalust ja samuti aitasime seda seina siin puhastada, nii et ütleks nii, et sõpradega asjad ikka liiguvad kiiremini ja lähevad väga edukalt. Lähme nüüd sööme lõunat ja vaatame, äkki on pärast veel natuke jõudu, et pisut veel tööd teha. Tänaseks on töömehed objektil lõpetanud, kõnnivad käsi käes minema. Kogu squad läheb sööma. Tänk. Sest me oleme ühe mõnusa lõuna kindlalt välja teeninud. Mõtlen, et see on lahti, siin on mingi lint ette tõmmatud praegu. Upsi! Seal eespool on jah mingi lint ees. Loodame, et ikka saame. Väga hea. Kosmonautika on avatud meile. Kosmos. Raske töö terviseks. Veel üks kali jah. Väike refill. Väike soovitus ka, et kosmonautika häädekal väga head toidud. Karo õpetas meile täna, et puhkusel olles peab iga päev vähemalt ühe jäätise sööma, nii et nüüd me teeme seda. See tubli mees tegeleb siin tünnisoojendusega. Keedan kalasuppi. Et töölised saaksid pärast mõnuleda tunnis ja sauna minna. Praegu on hea, aga vesi on viimati vaatasin oli 12 kraadi.
praegu on peaaegu 15 kraadi juba. ossa, kuule, hakkab minema. Varsti saab ujuda küll. Ja mina lähen korra veel Karo ja Siimuga tagasi platsile ja teeme veel viimased tööd lõpuni ja siis saab juba puhkama. Ma viilin. Jah, Silver peab siin tule eest hoolitsema. Silveri vanemad jõudsid ja tõid oma lapse ka siia. Silveri õde on reisil, nii et nad hoiavad kassi praegu. Otis couldn't care less nagu. Tahab tuppa minna, mulle tundub. Aga Karoliina alles teeb barrikaadi, nii et... Riis tahab tõesti. Meie maja töölised viiakse siis niimoodi kohale. Niimoodi minnakse objektile. Tere tulemast. Round 2. Kindad kätte ja läheb andmiseks. Nii. Kõik selle värgi peame nüüd lõkkesse viskama. Vot sinna. Kohe näitame neile. Näita neile. Nii, nüüd meil on natukene veel teha. Viskame asjad välja. Viskame asjad lõkkesse ja siis Siim toob veel ülevalt katuselt alla need alkoholipudelid, kotid, mida me ei jaksanud. Mida meie ei joonud. Mida meie ei joonud ja mida me ei jaksanud alla tuua sealt teiselt korruselt. Nii et toob need veel alla ja nii kaua mina ja Karo viime asjad lõkkesse. Nii, peremees jõudis ka, paneb töötossud jalga ja hakkab tööd tegema. Tuleb nii välja. Ma olin juba sauna meeleolus omadega. Vaja ikka veits tööd ka teha. No nii, Marleen voldib siin asju nagu raamatut juba. Teike burrito. Selle burrito ma liigin kohe sinna ära. Täitsa tubli töönäine juba. Ka tubli. See on lihtsalt hunnik. On veel päris suur, nii et saad kuuma anda. Jah. Väga tubli. Näita mustrit ka. Hai! Hai! Minu koostööpartner jõudis. Sul on mingi koostööpakkumine? Tere välendi veel. Okei. Jälle päris tubli tööd teinud ja teeme natuke veel. Üks päevitus, teine päevitus ja valge. Ma olen ka näost suht punane, aga jaksame veel. Siim tuli just aknast sisse. Parkour. Vargad käivad aknast või mina ka käia. Loodan, et neile siia vargi leidnud siis. Ärge tulge, palun. Kui tulete, siis ma ei tea, tehke seinad puhtaks. Pole vist väga midagi tasuda. Väga hea, jah. Seina, vaata, seda on juba niisama. Nii, see hunnik, mis seal enne oli, on peaaegu likvideeritud. Aga päris palju me teha ka, nii et anname kuuma ja siis varsti saab juba sauna. No nii, üks mees on siit katuselt vist enamus pudelid juba alla toonud. Viimane on jäänud. Sääske on nii palju, et pean kogu aeg pause tegema. Selles mõttes pikad riided panna. Jah. Vana nuunapuu otsas, Karls on katuselt ja Silver pööningul. Käru delivery. Hea meelega kärutame. Jätsin kõige kergema koti kõige viimaseks ja see on nagu motivatsioonile hea. Ja ongi kõik pudelid siin. Meie hard work on toodud alla korrusele. Ja nüüd on vaja see selle käruga sinna kuuri viia. No nii, kärumeister. Osa. Natuke Okei. raske võitu. Sa teed seda pidi taktikat. Et sa lükkad käru, mitte ei tõmba. Ma ei teadnud, et teistpidi ka saab. Väga huvitav lähenemine. Nii, Marleen läheb, viib nüüd lauta klaastaara, mille siis hiljem viime
klaaspakendite hunnikusse. Aga hetkel kogume siia. Kuule, Silver, vaata, seal on üks jalgratas ka sulle, kui TP-pill üle viskab. See on mul pandud, jah. Rehvid pole täis, lihtsalt muidu ta on nagu õlitatud ja ma arvan, et sellega saab ära meile minna küll. Nii, nüüd Marleen proovib, mis tunne on käru õiget pidi vedada. Nojah, oleks kohe üle kuudi pannud sellega. No proovime, ei ole hullu. Hästi. Võib-olla sul see teistpidi tulek ikka on parem. Räägid, sul kiusatus on sinna sisse hüpata korraks, aga kardan, et see parempoolne ratas, mis juba 8 paneb, läheb siis 16-sse. Karo naudib, vaatab, kuidas mehed tööd teevad, tööde juhataja. Mehed võtsid nüüd redeli ära, et enam teisele korrusele ei saa. No nii, järjekordne vlog on jälle lõpuni jõudnud. Ma loodan, et teile meeldis. Seekord siis olid meil sõbrad abiks ja ütleme nii, et kõik liikus ikka palju-palju kiiremini. Meeletult palju sai tehtud. Nii nagu kiire on olnud, et pole isegi jõudnud vaadata, milline on välja. Praegu on esimest korda ennast peeglist. Jäänud kõige õudsam. Aga jaa, tõesti, abikättega on väga palju lihtsam. Praegu seisame siin lõkke ääres, kuna kehad on nii higised. Et sääsed lihtsalt on nagu parvede ja hordidena meie ümber. Et lõkke ääres on neid natuke vähem. Ja võtame ilusti kokku. Vähe kiirem vlog seekord. Just, aga ma usun, et tore ikka. Nii et näeme juba järgmises vlogis. Näeme. Aitäh, et vaatasite! Bye! Silver ütles, et ma pean ühe klipi tegema temast selle särgiga ka, nii et siin nüüd on see klipp. Te ei kujuta ette, kui palju ma vaeva nägin, et seda särki kunagi gümnaasiumis saada. See oli ikka tõsine kadalipp. Kõigil olid ja mul oli ka vaja. Ja siis ma sain lõpuks 2 või 3 tükki nüüd õnneks. Võt, meil oli Tallinna koolinoorte meister. Aga see on, et sa gümnaasiumi viimane aasta. Siis läks eriti hästi. Tubli. Harjutan F1, praegu ma treenin oma kaelalihaseid.